Täna räägin sulle sellest, mis asi on vanade lugude pühapäev ja miks sul võiks olla oma vanade lugude pühapäev. Vanade lugude pühapäev on üks tore idee, mis mul koos oma õpilastega selle suve hakul tuli. Vanade lugude pühapäev seisneb selles, et võiks kogu aeg olla nii 3-5 lugu, mis sul on selged võib-olla või on õpitud selged. Üks patakas, kuhu sa paned need lood, mis sulle väga on meeldinud, mis sa oled selgeks ja vähe õppinud, vähe selgeks olenevalt sinu õppemeetodi järjekorrast. Näiteks mõni lugu meeldib, õppisid selle kohta selgeks, aga enam ei mängi teda ja ta läheb meelest ära. Aga kui sa paned oma vanade lugude pühapäeva kausta, siis on hea teda uuesti üles võtta. Mida ma selle all mõtlen, on see, et iga pühapäev või mõni muu kindel päev, mis sa oled kokku leppinud iseendaga, sa võtad pilli välja ja harjutad põhiliselt neid vanu lugusid, mis sul on juba selged. Millega sa oled suure töö ära teinud, aga sa hoiad neid soojas. Või siis, kui mõni on natukene meelest ära läinud või ei tule nii hästi, siis sa harjutad seda, et ta läks paremaks. Ja miks see on oluline? Sellel on mitu põhjust. Üks kõige olulisemaid minu arvates on see, et sul on lõbus. Sa mängid neid lugusid, mis sind rõõmsaks teevad, mis sulle meeldivad. Selle jaoks me ju kitarri õpimegi. Ja ma arvan, et sellest oleks paljudel rõõmu. Aga teine väga praktiline põhjus on see, et siis sul on alati varnast võtta mingeid lugusid, mida mängida. Ei ole ju väga võõras olukord, kui oled kuskil peol või mis iganes suguvõsa kokkuvõtulek, eks. Ja keegi kuskilt turgab, kuule, sa ju mängid kitarri. Näe, meil on ka siin vana kitarr, võta, paneme häälde ja mängi meile mõni lugu. Ja siis on, tead, ma ei oska ühtegi lugu mängida. Ma olen mitu aastat võib-olla kitarri mängida, aga ühtegi lugu ei oska mängida. Minul lapsepõlves oli seda päris tihti. Ma olin pigem viimasel hetkel õppija. Siis kui kontsert tuli, siis hakkasin kiirelt midagi liigutama. Sain napilt enne kontserti valmis, esinesin ära, sain mingi hinde kätte ja siis enam ei mänginud seda lugu. Ja oligi nii, et kui keegi küsis, et kuule, Jakob, sa ju mängid kitarri, mängi meile midagi, siis tihti pidin mingisuguse hea vabanduse leidma, miks ma just praegusel hetkel ei saa mängida või ei taha mängida. Ja jube nõme oli küll, jah. Aga õnneks praegu enam seda muret ei ole. Praegu olen targem. Aga ole sina varem targem, õpi minu vigadest ja oled võib-olla nii õhtunaal kuskil peol, meeldib teistele. Õpi sina minu vigadest, ära seda viga ise tee ja sul on enda toredam ka, et õpid kitarri ja oskad mängida ka, mitte see, et õpid kitarri ja oskasid vahepeal mängida midagi. Ja vanade lugude pühapäev, need lood, mis seal on, neid võid ju vahetada. See patakas võib olla sul suurem, väiksem. See võib olla 5 minutit muusikat, see võib olla tund aega muusikat. Pigem on tore, kui ta koguneb, sul on mingisugune hunnik lugusid, mida sa saad vajadusel võtta ja mängida. Näiteks mul on selline list lugusid olemas. Ma tegin lausa omale Google tabeli, kuhu ma panin nad kõik kirja, nende pikkused, nimed, autorid. Niimoodi, et kui mul on vaja kuskile minna pilli mängima, siis ma saan kiirelt kava kokku panna, kui mul on vaja, kui ma tean, kui pikka kava on vaja, mis muusikat umbes tahetakse, siis ma seal listist lihtsalt valin, see sobib, see sobib, see sobib. Okei, nii palju võtsid need aega. Mul on 5 minutit puudu, panen selle ja selle loo ka veel. Ongi olemas. Natukene harjutan rohkem neid kui muidu, aga kui ma neid kõiki vahepeal pisut mängin, harjutan, hoian soojas, siis nad on alati mul võtta. Kui on vaja minna esinema nendega, siis
teen pisut rohkem tööd. Head harjutamist ja näeme juba järgmisel korral.